I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life. Mina olen siis Len Anders, 42-aastaseks saan järgmisel kolmapäeval ja töötan laevamehaanikuna reisiparvlaeval Tallinn-Helsingi liinil. Jambola ja tänase saate parim versioon endast peakangelane on Len Anders. Saame teada, millised on tema mured, rõõmud ning soovid ja milliseks võiks muutuda kaasaegne, modernne ning stiilne mees. Minu jaoks tegelikult see murdepunkt oli eelmise aasta kevadel, kui mul üks esihammastest ära nagu tuli. Noh, mitte ei tulnud, ta tõmmati välja ilmselgelt. Ja veel tõmmati välja niimoodi, et hambaarst millegipärast arvas, et ta teeb mulle teene, kui ta paneb selle lihtsalt teise hamba külge nagu tagasi. Lõppes sellega, et see jäi mul laevas lihtsalt nagu leiva sisse kinni. Ja need ääred, mis olid teravad, need nagu siis ajasid paiste kogu pool mu suud. Ja siis ma nii õudselt vihastasin selle peale, et ma mõtlesin, et sellega peame hakkama tegelema. Esimene mure on kuuldud ja meil ei ole probleeme, on vaid lahendused. Ja nagu me kõik teame, siis säravvalgete hammaste ja teiste esteetiliste protseduuride mekka on Türgi. Seega seame lennukinina Istanbuli suunda ja Hollywood on lähemal, kui isegi arvata oskame. Kui sul on üks esihammas puudu, veel hullem, kui need on võib-olla rohkem või on terve sahtel tühi, siis see mõjutab õudselt diktsiooni. Et ma nagu panin tähele väga kiiresti, mismoodi see nagu häirib. Töö juures isegi telefoniga rääkides või kolleegidega lihtsalt ta natuke segab. Et eesti keelt sa võid veel läbi susistada, aga minu töökeel on nagu inglise keel, soome keel, vahel ka midagi rootsi keelt, sa lihtsalt ei suuda seda välja öelda enam. Et tuleb teha, tuleb oma valikut teha. Kui ma esimest korda Türgis hambakliiniku uksest sisse astusin, siis esiteks ma olin hämmeldunud selles suhtes, et mul oli kohe mitu inimest ümber, kes juba käest seal, kuidas läheb, keegi on juba seal, kõik on nagu ümberringi, kõik juba nagu tahavad sulle seletada, et sa juba ennast tunneksidki hästi. Ja muidugi, mis oli minu jaoks väga tähtis, oli see, et Jaana Sandberg oli kohe mul vastas siin. Kõik on organiseeritud, juba tuli arst, juba me rääkisime, hakkame pihta selle asjaga. Äärmiselt professionaalne. Ja Leni murekohaks oligi siis kehv suutervis ja tema hambad olid päris kehvas seisus, mis tõttu saigi otsustatud, et ta laseb siis paigaldada täissuu hambakroonid ehk siis tsirkooniumkroonid, millega on siis näha tänaseks tema imeilus naeratus. Ja me otsustasime, et Len külastab siis meie Istanbuli hambaravikliinikut ja meil on nii vedanud selle partnerkliinikuga, et tõesti tööd ja teostused on väga tasemel. Ja olen ju ise külastanud ligi 100 erinevat kliinikut ja kõige selle tõttu ongi oluline, miks meiega seda tööd siin Eestis teeme. See, et meil on kontrollitud soovitused, inimene teab, et ta päriselt saab kvaliteetse teostatud töö, protseduurid, tulemused ja võib julgelt külastada. Tere, mina olen Len, soovin teid tervitada siit Istanbulist, kus sai teoks minu suur elumuutus. Nimelt sain ma endale uued hambad. Nagu näete, alles õpin naeratama, kuna ma ei ole seda teinud vähemalt viimased 20 aastat, ma pakun välja. Milleks siia tuldud sai, on mu suus täielik komplekt uusi hambaid. Ma ei saa öelda, et ma kardaks hambaarste, aga sel hetkel ma mõtlesin, kas ma ikka pidin siia tulema. Siis ta hakkas süstima. Aga see on otseselt sellega seotud, et millegipärast lihtsalt ei meeldi.
lihtsalt ei meeldi need nõelad enam, kuigi ma olen endine doonor. Ma käisin aastaid verd andmas, ma ei tea, mis juhtus. Süstid tehtud, hakkasime pihta. Nad ümisesid mingisuguseid lauluviise. Siis võib öelda, et juba see raskus nagu kadus või selline hirm. Võiks nagu öelda selle kohta seda, et siiski ikkagi julge pealehakkamine võib-olla. Nagu tähelepanelik vaataja märgata võis, siis Len Andersil on tehtud algus ka juuste siirdamisprotseduuriga. Kohe saame sellest lähemalt teada. Endaga tegelemine ju sisuliselt hõlmab, võime öelda, kogu välimust, nii sisemist välimust, välimist ilmselgelt. Siis peeglisse vaadates iga päev loomulikult ju märkad, et ka juukseid on vähem. Kuna tänapäeval on nii palju erinevaid variante selleks, siis lihtsalt oleks, rumal seda mitte proovida. Ja kui seda mitte proovida, siis on ju ainukene, kelle peale näpuga näidata, siis jälle sa ise. Juukseid siirda Türgis, miks seda just siin teha, et need protseduurid ei tapa sind nagu selles suhtes ära, et sa oled õhtul täiesti funktsioneeriv inimene. Et see on nagu väga julgustav. Selles suhtes, ega ma pole väga palju kuulnud tegelikult, et seda kuskil meile lähemalt tehtaks. Seda on siin nagu nii kaua juba tehtud. Lenni vaevas probleem, mis vaevab tegelikult väga paljusid Eesti mehi ja tegemist on siis juuste hõrenemisega ja nagu teada on, siis pealael asuvad hormonaalsed nii-öelda karvad, kuklal asuvad kehakarvad ja mistõttu siis Istanbuli ravikliinik pakubki siis seda juuste siirdamise võimalust selliselt, kusjuures see mõte on see, et võetakse kuklalt ehk siis kehakarvadest, mis üldjuhul välja ei lange ja siirdatakse need pealaele, mis tähendab seda, et need on kehakarvad, mis tegelikult enam elu sees välja ei lange. Ja kui me olime Lenniga siis koha peal, siis arsti ülevaatusel selgus ja ka soovitusel, et Len võiks teist korda lasta veel teostada juuste siirdamise protseduuri. Et sellepärast sai talle teostatud ka natukene selline kõrgem juuksepiir. Aga kevadel seisab meil siis uus reis Lenniga, kus me külastame kevadist Istanbuli ja toome siis Lenni juuksepiiri ettepoole niimoodi, et ta saab täiesti perfektse, ilusa härrasmehe mulje. See on muidugi nüüd personaalselt ilmselgelt erinev, aga minul on ka üks motivaator kindlasti abikaasa, kes on minust 10 aastat noore. Et võiks nagu olla natukene parema väljanägemisega nagu tema kõrval. Et siis see on nagu otsene motivaator. Ma ei julge öelda, kas ma olen tegelikult suhteliselt kindel, et kui ma oleks näiteks üksinda, siis ma väga kahtlen, kas ma neid samme hetkel praegu üldse astuksin. Kuidas muuta oma juuksed tugevamaks ja utsitada neid ka kiiremini kasvama? Vastuseid teavad eksperdid ja jagavad neid ka meiega. Три месяца назад вы сделали в Турции пересадку волос. Я вас поздравляю. Но вы должны понимать, что это не решение проблемы. И за один раз пересадку волос невозможно сделать, очень много волос сразу пересадить. Поэтому вы через полгода будете досаживать. Мы будем с вами укреплять то, что у вас осталось. Лечение начинается с кожи головы, здоровая кожа головы, здоровый рост волос. Поэтому я вам рекомендую использовать очищающий шампунь, себорегулирующий, который будет регулировать работу сальной железы, очищать ваши поры, чтобы волосы хорошо росли. И также использовать Крисцина трансдермик шампунь, который будет нам помогать и усиливать действие ампул. И здесь находятся самые необходимые для луковицы, для роста волос компоненты. Это аминокислоты, которые дают силу волосам, рост волос. Из аминокислот и состоит кератин, сам волос. Лен, у нас план такой, что мы используем 4 месяца самые сильные ампулы, дозировка 1300. Это
именно желтые ампулы, и которые именно воздействуют на собственные стволовые клетки, которые стимулируют рост новых волос, укрепляют тонкие волосы. Очень много довольных mужчин, которые использовали эти ампулы. Ma põletasin asju. Ma põletasin asju, lihtsalt tuli otsa ja läks. ahjukartul võib olla teinekord nagu väga korralik kaloripomm. Teeme ära. Teeme ära. Selle muutumisteema võtsin jah, ma isegi ütleks, et jah, suuresti on vist õige sõna seda kirjeldamaks. Ma võtsin jah tema nimel nagu ette. Praeguseks kahjuks siis jah, eks-abikaasa, mis siis minu motivatsiooni paraku langetas sellel teel siis edasi käia, kuid kõrval astuda oleks nagu väga pensik, et sellepärast ma otsustasin seda teed siiski jätkata. Hetkel siis elan siin Roobukal aastast 2018, ehk siis juba 6-7 aasta jookseb. Ja niimoodi need aastad on siin läinud, vaikselt ehitatud, vaikselt tehtud. Aia tegime korda koos endise abikaasaga. Ja tuleb muidugi mainida, et see oli ränkraske töö, selle mõttes, et ikkagi käru ja labidas ja aega võttis, asja sai. Mina arvan, et päris armastus, ma tahaksin öelda, et see ei ole võimalik, aga paraku ma nägin, et see on nagu väga võimalik ja täiesti reaalne. Sest et nüüd olla küüniline ja alustada sellist juttu, et pole kunagi olnudki päris armastust, no see oleks ikka väga väiklane ja sellise asjani ma lihtsalt ei langekski. Paari sõnaga kokku võttes ebasoodsate juhuste kokku kuhjumine oli siis nagu meie põhjuseks. Jah, aga Len Anders on nii vapper ja rühib parima versioonini iseendast. Nüüd edasi vaatame üle kehakonditsiooni ja toitumise, sest otse loomulikult tervikust on see lahutamatu osa. Seega siirdume edasi kehadiagnostikasse. Tervist! Mõõdame kõigepealt ära sinu kehakoostise. Selle jaoks ole hea, tule astu seal seadme peale, nii et sa jääd näoga siis sinna suunas. Säti enam-vähem kannad oma sellele plaadile ja päkkad oma plaadile. Kõigepealt mõõdame siis sinu kaalu. Nii, ja siis ta mõõdab sinu pikkust. Lihtsalt siruta ennast kenasti välja, vaata suunaga otsa, sirge käsi enda ees ja lihtsalt hoia, nii kaua kui numbrid jooksevad nulli. Kohe saame varsti kõik teada sinu kehakoostise kohta. Et mida rohkem sul on kehas lihasmassi, seda rohkem sinu keha ka energiat selle lihasmassi nii-öelda ülalpidamiseks kulutab. Nii et pigem on see kasulik näitaja, pluss kõrge lihasmass ja üldse lihasmassi olemasolu on hästi tugevalt seotud ka pikaealisusega näiteks. Rasvavaba kaal on siin veel eraldi toodud, eks ole, ja siis on toodud eraldi rasvamass. Siis selle järgi võib öelda, et 2 ja natukene kilo on nii-öelda rasvamassi nagu päriselt üle, mis ei ole üldsegi, ma arvan, et palju. Ja mulle tundub, et see võiks olla täiesti tehtav. Üldises plaanis on seis täitsa kena. Siis eraldi saab siit vaadelda veel kõhurasvataset. Bioloogiliselt oled natuke noorem kui päriselt. Ja siis me võiksime täna sinuga natuke rohkem lähemalt rääkidagi toitumise poolt ja treeningu poolt ka, sest sa ju tegelikult töötad merel. Ehk see tähendab seda, et sa oled 2 nädalat nii-öelda kodumail ja 2 nädalat laeval. Kuidas see toitumine sul seal välja näeb ja mismoodi teil päevakava on üles ehitatud? Ilmselgelt on ju te ju ise seal toitu ei valmista. Te saate seda, mida teile pakutakse. Kas teil tekib seal mingid valikuid ka, et sa saad ise otsustada, mida võtta? Või on suhteliselt nagu selline stamp, et on, mis on? Ju ta suhteliselt stamp on. Kuigi vahepeal oli mingi vegetoidud sinna ka juurde pandud, need olid nagu paremad, vähem rasvased.
aga muidu ta on suhteliselt julm selles mõttes, et ta ikka on korralik kolesterooli ikka laks, ma arvan. Ja isegi köögivilju saab ka tegelikult. Võtta. Aga köögiviljadega peab ettevaatlik olema, sest seal on vahepeal on köögiviljadega, et nad on nagu rohkem üle valatud õliga kui nagu võib-olla siis need süsivesuk. Jah, et kui nad on ahjust tehtud, eks see on natukene libe tee selles mõttes, et ahjukartul võib olla teinekord nagu väga korralik kaloripomm. Seda küll. Kui tihti sa seda jõusaalitreeningut seal laevas teed? No päris aus olla, mul ei olnud vahepeal nagu üldse muud teha, kes ma tegingi muudkui neid. Täitsid seda vaba aega treeninguga? Kodus ka. Ehk siis tuli peaaegu nagu iga päev? Jah, peaaegu. Peaaegu iga päev, okei. Aga seda me saamegi tegelikult vaata treeningkava mõttes nüüd just vaadata, et kokku panna niimoodi, et me arvestame nagu just need lihasgruppe, et kõik oleks kaetud ja et sa endale teistpidi nagu liiga ei tee ka. Mis sa ise tundsid, mis sa sellest tänasest treeningust ja sellest meie vestlusest enda jaoks kõrva taha panid või said? No ütleme ikkagi kvaliteet, harjutuse kvaliteet on see põhiline. Midagi toitumise poole pealt ka, mis sa võib-olla ei teadnud või mõne mõtte äkki said juurde lihtsalt? Toitumise poole pealt tegelikult ei teadnud päris palju, aga noh, ma ei tea, asi hakkas pihta sellest analüüsist. Kuidas sulle tundub see 4 midagi kilogrammi rasvamassi alla võtta? Tundub täiesti reaalne. Jah, teiega koos loomulikult. Kuule, aga siis ei olegi muud, kui lihtsalt teeme ära. Jah, teeme ära. Teeme ära. Abielu lahutusest üle saamiseks, kuna see oli lihtsalt väga suur šokk. Alguses loomulikult ma olin nagu peatakana. Ütlen kohe selle mõttes, et ütlen kohe jooma ma ei hakanud. Kuigi nagu sellised, see ei oleks ka tegelikult ju mingi häbiväärne käitumine, aga ei, seda teed ma siiski ei valinud. Siis ma läksin 8 nädalaks tööle, aga kui ma siis tagasi tulin, siis ma tulin juba tühja majja. Loomulik reaktsioon muidugi sellistel juhtudel on ju meeletu viha. Selle vihaga on muidugi, kuidas seda siis ilusasti öelda, võib käest ära minna, ma siiski sain nagu sabast kinni. Kuidas ma selle vihaga tulin toime? Ma põletasin asju. Ma põletasin asju, mis meenutasid mulle minevikku. Ja ma ei räägi ainult praegu sellest nüüd abielu minevikust, vaid mis meenutasid mulle näiteks ka lapsepõlve või esimese abielu minevikust näiteks. Kuidas ma seda tegin? Tegelikult lihtsalt tuli otsa ja läks. Kokkuvõttes see võttis mul aega õhtul kella 9-st kella 1-ni öösel, et seda katlat seal kütta või siis lõket teha. Sellepärast, et iga kord, kui ma tulin tuppa, siis ma leidsin jälle veel midagi. Ja jälle see jätkus. Ja see, ma vaatasin, see on juba lõputu. Ma mingi hetk mõist ei jõudnud. Et see oli emotsionaalselt selline, ikkagi, ta oli tegelikult nagu temast sai nagu mingi riitus selle protsessi käigus. Et see nagu ta kogus tuure, et see on väga huvitav. Ja tegin nii suure puhastuse, et järgmisel päeval tahtsin minna välja, et mul oli vaja prügikasti midagi viia. Mul ei olnud jalanõusid, mul ei olnud krokse. Ma ei tea, miks need sinna sattusid. Siis ma tegin, ütleme siis niimoodi, et natukene pingutasin üle. Aga see mõjus väga tervistavalt. Siis muidugi pöörasin pilgu interjöörile. Mul on väga hea sõber, kes leidis kohe hea maalrimehe ja hakkasime värskendama. Ja meil läks siis 2 nädala jooksul värvisime maja seest täielikult üle, nagu kõik seinad. Uued voldikardinad, uued kardinad, et kõik nagu muutuks, nagu siis neutraalseks, et ta enam ei meenutaks. On see nüüd õige või vale? No teate, selle üle võib igaüks juba ise otsustada. Enda päästmiseks siis muutsin siis ümbrust, ei astunud saatest välja, kuigi ka tegelikult poleks ka see olnud ju häbiasi, aga minu jaoks oleks olnud häbiasi. Siis leidsin sellist vaimset tuge, paraku see protsess ikka veel kestab. Ma terapeudi käest olen korduvalt küsinud, et kui kaua siis? Ta ütleb,
tere, Leen, mul on väga hea meel teid näha. Te näete palju noorem välja. Kuidas te ise ennast tunnete? Ma tänan küsimast, selles mõttes ma võin vastata sellele, et väga hästi. Mis nagu võib-olla nagu stimuleerib ka on see muutuste märkamine, et on midagi muutunud ja mis siis, et see ühe päevaga ei toimu, aga endale ju tegelikult tundub nii vähemalt. Ja kui on juba nädal möödas, siis on jälle uued muutused ja ei väga positiivne. Ja, ma olen väga rõõmus, et me teiega tutvusime. Ülirõõmus. Aitäh. Лен, мы сделали сейчас диагностику, и не только визуально мы видим, что очень хороший результат, но и я вижу по цифрам, я вижу по трихоскопии уже, что много очень новых волос у вас, даже не пересаженных, а своих. Но так как мы начали с вами после пересадки волос уже сразу укрепляющую терапию, это кресциной, то у вас не было практически выпадений. Выпадения мы укрепляли фолликулы, то есть они хорошо все и прижились, и растут крепкие, здоровые, не только пересаженные, но и свои. Поэтому продолжайте в том же духе. Сейчас вы использовали 4 месяца после пересадки ампулы, но будем дальше продолжать. Поэтому будут еще лучшие результаты. И конечный результат после пересаженных волос мы увидим через год. Потому что пересаженные фолликулы, они начинают активироваться где-то в 60-80%. Уже 100% результат мы видим спустя 12 месяцев. Nii, tüdrukud, poisid, kes kohvi joob? Tere tulemast barbershopi. Väga meeldiv. Ja, meeste maailma. Palun. Ja just. Meie maailma. Meie maailma, just. Ja. Nii, aga kui nüüd vaadates ja teades sinu lugu, eks ole, et sul on siin midagi kerkinud, eks ole, ja kasvanud, et selles mõttes, et päris äge ju. Selles mõttes mulle meeldib, tead mis siis? Mulle meeldib see, et sul on siit küljed on hetkel paljad ja see ülemine osa on praegu lihtsalt välja kasvanud nii, nagu ta on, eks ole. Et mida võiks teha, mis oleks täna tegelikult väga vinge ja stiilne, et hästi natukene võtaks otsi ja tekitaks selle kandilisuse. Mäletad, vaata Star Wars on ja Schwarzenegger, kõik vaatavad see kandiline, natukene selline vorm on täna moes. Kõlab hästi? Kõlab väga hästi. Super. Hallid karvad, kas nad nagu segavad sind või? Selles mõttes, et vaata see tumedam toon, mul on tegelikult üliägedat toneerijat olemas, mis annabki sinu loomulikku tooni. Ta ei tee sind mustaks, ta ei tee sind mingi tumepruuni, ta annab sulle sellise sinu loomulikku tooni, siis kõik need hallid karvad lähevad sinu selle tooni. See on nüüd esmakordne kogemus siis. Vaata, ma võtan süütus. Et panedki seda peale, seda jätkub päris kauaks ja see aitab igasuguste asjade vastu. No nii, nägite 2 minutit ja teil on äge soeng peas. German Saar, tere tulemast. Tere tulemast. Ma tean, te olete seda oodanud. Len, võta paljaks. Wow. Tere kohtuda, ma olen Sveinu. Tervis, härra Voog. Väga meeldiv, väga meeldiv. Bye. Töötan laevamehaanikuna reisiparvlaeval Tallinn-Helsingi liinil.
hetkel siis oleme Viking Expressi pardal, kus ma olen viimased 8 aastat töötanud. On olnud häid aegu, on halbu, praegu on väga head ajad ja aina paremaks läheb. Ja siin ma siis veedan sisuliselt poole enda aastast, ehk siis 2 üle 2 nädala graafiku järgi võibki öelda, et pool aastat olen ma siin, ehk siis see on siis teine kodu, millega ma olen nii ära harjunud, et ausalt öeldes ei oskagi võib-olla teistmoodi enam elada. Aga noh, inimene õpib kõike ja harjub kõigega, nii et kui vaja, küll saaks ka teistmoodi, lihtsalt hetkel viimased siis 8 aastat olen veetnud siin. Kõik need tegevused, mis inimene, kes töötab 8-5 esmaspäevast reedeni, teeb ära näiteks õhtuti või nädalavahetuseti, siis minul on nad kõik kokku pakitud siis sinna 2 nädalasse, mis teinekord ei olegi tegelikult nii pikk aeg võib-olla, kui võiks tunduda. Aga nagu ikka, igal elukutsel ja ametil on oma head ja vead, nii siit, et mina olen leppinud nendega, mis siin on. Ausalt öeldes olen mina küll nüüd väga elevil, sest et lõpuks mul seisab ees kohtumine Len Andersiga ja milline on stiilse mehe retsept. Tulge kaasa. Ahoi! Oi! Tore kohtuda, ma olen Žeino. Tervis, härra Vooki! Väga meeldiv. No kui sa siin ringi uudistad, kas võtab natuke silma kirjuks ka? Ta võtab isegi väga kirjuks. Isegi pisar tuleb siin nii palju kiiskavat. Selle jaoks on meil natuke ka lisaabilisi vaja. Palun, Aveli. No tere! Tšau! Senja, kui pole kaua näinud sind. Tere, mina olen Aveli. Aveli, kui korraks Goldtime'i üüratust valikust vaadata, siis mulle väga meeldib Toomas Saabo endale, sellepärast et ütleme, mehed ja ehted kokku panna tihti tekib selline väike dissonantsi hetk, aga samas on jälle see, et silma paneb särama, sest et kõik artistid alati väga jumaldavad Toomas Saabo brändi. Absoluutselt ja tegelikult ma pean ütlema, et mitte ainult Toomas Saabo, vaid üleüldse Eesti mees ja meeste ehte mood on nii palju muutunud viimasel ajal ja mehed on nii julged hakanud kandma ehteid ja seda on nii tore näha ka nagu moelavadelt tegelikult, sest meeste ehete võidukäik on saanud ikka täiesti suure hoo sisse, et lisaks käekelladele, mis on läbi aegade olnud ju tegelikult selline. Siin vist Šveitsi kella vastu keegi ei saa. Absoluutselt, aga lisaks šveitslastele on ju meil ka väga palju muud ja kogu maailm on koos. Absoluutselt ja minu arust ongi see perfektne viis mõelda ja leida see just nimelt see oma stiil ja nagu mehed tegelikult võiksid olla veel julgemad, nii et kuidas sul endale ehete kandmisega on üleüldse täna? Minu suhe ehetega läbi aastate on olnud, ma ütleksin niimoodi, et suhteliselt hektiline, sellepärast et mingil hetkel mulle väga meeldis näiteks hõbe 20. alguse poole, tähendab minu 20. alguse poole siis. Mingi hetk käis läbi muidugi ka kuldketid, kuldristid, sõrmused, erinevad, ikkagi hõbe. 2 korral on õnnestunud ka kanda abielusõrmust, mis ei ole ka üldse halb valik tegelikult aksessuaaride osas. Ta võib olla halb valik, aga ei pruugi olla. Väga hea, aga lähme siis jalutame kellakappide juurde. Ja kellamaailmas on nii palju põnevat, mida avastada, et suures pildis me võime jaotada tegelikult kellamaailma 3. Sveitslased, moekellad ja tegelikult ka Jaapani brändid, et Seiko on üks ikoonilisemaid näiteid selleks. Ja kui me sind täna niimoodi vaatame ja hindame ja sinu stiili tajume, siis me tundub, et see on nagu bränd, mida võiks nagu mõelda, on ju, et... Mulle kuidagi isegi meeldib Seiko puhul võib-olla see, et ikkagi ta on automaatikellad, on ju? Absoluutselt, et ma tõstangi nagu välja korra siit ühe ja jälle see inspiratsioon võib-olla see meri siia juurde ja samas ta on selline modernne maskuliinsus ja mulle endale väga meeldib ka, kui korraks kikkame seda siferplaati. Ta on selge, aga samas on siin ka detailirohkust juures olemas. Ja olemas ikkagi ka see kvaliteet siin juures, et tema hinnaklass võib isegi täiesti mõistlik olla. Ma korraks vaatan ka sinu peale, mis võiks täiustada sinu isiklikku stiili. Mul on täiesti 2 valikut. Üks on selline,
mulle endale väga sümpatiseerib see rihmaosa. Mesh-rihm, eks ole, on ju, et siin ongi nagu see, et natukene on niisugune soliidne lukk, aga samas on nagu niisugune trendikas ja sportlik ka, et ta ei eelda kohe nagu ülikonda, aga sa võid teda nagu miksida. Ja teine hetk ka, et kui sa vaatad kella peale, et sa kohe ka näed, mis kell on, mis kuupäev on ja siis teine, mis mul väga ka imponeerib, on sellise summutatud tumerohelise sifarplaadiga, mis mulle nahkrihma puhul endale väga meeldib, et okei, sul on võimalus seda küll vahetada mingi aja pärast, aga meeldib see, et sa saad tegelikult päriselt seda käitada ja ajas see kuidagi muutub nagu nii väärikaks ja ägedaks. Noh, see on ka nagu väga soliidse nagu... See on selline alfa. Seiko puhul, mis on veel minu arust siis tore, et kuna ta on jaapanlane oma pikaajalise traditsioonide ja sellega, siis ta on ka nagu pärandatav tegelikult. Ta on nagu väärtus, mis jääb sul aastateks. Tema nagu trendikus ei kao mitte kuskile. Et see on nagu just minu arust üks nagu selline väga oluline nüanss alati, et sa ei pea kuidagi häbenema teda ka 20 aasta pärast kanda. Ja sinu valik on... Valikud siia sinu... Ja minu valik on öösinine. Öösinine, no nii, tehtud. Ja see ongi see, mis on vahe poisikestel ja mis on erinevus poisikese ja mehe vahel, et siin on see, et... Ei olnudki nii raske. Ei olnudki nii raske. Vahest peab nagu tajuma. Vahest peab tajuma nagu seda tunnet, et... Pakime ka siis. Ja palju õnne sulle ja imeilusat kandmist. Ja siit lendame edasi. No kuulge, ja kes ütles, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta? Watch it out! Vaadake nüüd, sellepärast, et rõivastega saame anda just selle viimase lihvi. No nii, magic's gonna happen here. Ma ei anna alla. No nii, hääd televaatajad, tere tulemast meiega kaasa, oleme siis Denim Dreami uues keskuses ja mul on rõõm asuda sukelduda kaltsumajandusse sõna otseses mõttes. Meeste moodi saab üles ehitada siis tegelikult päris paljuski just klassika peale. Ja siin on mul näiteks ka erinevaid triksärke võetud. See on lihtsalt imetabaselt lihtne, eriti ka siin pidude hooaja alguse puhul, et ala, kus +1 paneb mingi kauni eseme selga, siis siin on triksärgiga ilusti sõuab järgi. Ja siin, kui sa vaatad juba, ta on juba piisavalt pidulik, on see teatrisse, mõnele sünnipäevale, õhtusöögile, lihtsalt väike reegel, ülemine nööb lahti ja ongi ilusti kombo olemas. Ja trummipõrin, are you ready? Yes. Wow. Maailm on valla. Maailm on minu eest taas valla. Mega, kui lihtne muutus ja korraks ka, tulge ise katsuge, et see materjal on ju selline pehme, sametine ja jätke meelde, proovimine on endiselt tasuta. Ja reegel veel, ütleme selliste kirjute triksärkidega on see, et kui särk on ise juba ilmekas, siis ütleme sellise püksiga ma teda kanda ei saa, vaid pükste tonaalsus peab olema ühevärviline, et hästi lihtne. Ütleme, kuidas seda maha rahustada on kas kohtingule minnes või lihtsalt igapäevaselt kulgedes, et sa lisad siia näiteks sellise kudumi. Noogi nii, kes rihma tahtis, ma näitan teile väikse nipinurga olukorra, siis alguses paistab tavaline vöö, aga hoopis mitte, sellepärast, et teisele pool on pruuni värvi, ehk lihtsalt liikuva pandlaga 2 ühes. Saate valida siis vastavalt, mis värvi teil endal jalats on juures ja selle järgi valida ka omale vöövärvi. No palun, tule näita ennast maailmale. Tere maailm. Looking good! Kas on ka mingi selline tunne, kui sa paned endale sellised riided selga ja see peegelpilt, mis sulle vastu vaatab? Me vaatame need inimesed lehvitaga. Kuidas on tüdrukud? Pole paha! Kuidas see tunne on ja see peegelpilt, mis sulle vaatab vastu, et sa oled nagu iseendaga sina peal, mis tunde see tekitab? Ta kõnetab ikka nagu vana sõber, kes on kuskil peidus olnud, nagu aastakümneid ilmselt. Aga mis tunne on näiteks ka, kui naisterahvas ütleb sulle kompliment, kui oled, et näed hea välja või kogu see tähelepanu selle on meeldiv? See on oluliselt ikkagi, see on osa sellest õhtust, et ikkagi jätta mingisugune mulje.
ma ühe vaba aja kombinatsiooni panin ka sulle, et ei ole päris selline dressitossu kombo, aga vestiga ja kasutuses siis selline pealissärk, täiesti lihtne ja tonaalsus selline hele ja siia juurde ma kombineeriksin sellise vesti. Loodan, et vaatajad seal saavad šokidiivani peal. Tegelikult näevad välja nagu toasussid, aga praegu hästi sellised populaarsed jalanõud. Ma tean, te olete seda oodanud. Len, võta paljaks. Wow. Mulle väga endale meeldib see, kuidas see tonaalsus või liivakarva värv mõjub nagu niivõrd luksuslikult. Ja siin on jälle ka see, et sa saad ehitada neid kombosid veel siia juurde, siis mulle päriselt meeldib, et sa saad riideid kanda. Jah, te näete õigesti, me panime need toasusilaadsed papud juurde ja kogu see terviklikkus tegelikult mängib siis sellise pealisjaki juures. Väga funktsionaalselt mugavad taskud on ju, ma ei tea, mobiiltelefon, võtmed. Mis iganes. On ju. Ja siin tegelikult ka, et kui on selline pidulikum hetk või väljamineku momentum, siis selle T-särgi sa saad vabalt vahetada ka valge triiksärgi vastu on ju. Kuna meie kliima on selline nagu on, punktist A punkti B jõuda, siis ma siia juurde paneksin selle vesti. Ja selle stilistiku või selle kombo või stiili nimeks ma nimetaksingi täitsa sellist nagu linnastiiliks või selline urbanistlik on ju. Ja nüüd me teeme selle kübaratrikki sõna otseses mõttes. Vinks-vonks. Vinks-vonks. Let's make some money. Ja ka väikesed osad paned juurde, jääb toimima. Kommentaari palun. Kommentaar on imeline, nagu tänapäeval kõik kasutavad. Minu puhul on alati, kui ma stilistina panen inimesi riidesse, minu jaoks on väga oluline see, et asjad oleksid funktsionaalsed, et see, et sa saaks päriselt neid käia, käitada. Ja siin vabalt ka võib ära vahetada jalatsid ja me saame ka kohe jälle mingi järgmise kihi. Portfell läheb nüüd juba väga hästi. Väga hästi, ja. Karamba. Tule näita ennast maailmale. Otsa. Vau. Palun peeglite. Kuule, seda, mis on ka alati moesüsteemis sees, teksa-teksaga äge ja siia juurde valitud siis, kui teksa kombo on, kõik on Calvin Klein, siis siia juurde valitud Tommy Hilfigeri papud ja see neoonsus. Ja ma arvan, kogu seda komplekti täiustaksin siis Calvin Kleini pikendatud parkaga. Kapuuts on juures ka, ilusti saad ära võtta, kui vaja. Ja minu teda väga selline modernne, liiku, mugav ja mis peamine, ilmastikku kindel. Just. Ja siit tuleb meile vaatajamäng. Mis te arvate, mis see on? Attenzione, attenzione. Tüdrukud, arvake ära, mis see on siin sees? Paku. Püksid, nii. Mis arvad, mis ma peetsin siia sisse ära? No, paku. Ei, see on ebaaus. Siin sees on tõesti mantel. Ma näitan teile kohe, kuidas see kokku käis. Tada! Kuidas teile meeldib? Kõik see! Bye! No nüüd on sul olemas nippe ja trikke ja kindlasti ka iseendale said selliseid väikseid asjakohaseid päris asju, mida ja kuidas kombineerida. Põnevat teekonda sulle ja ma arvan, seni kuni me elame, seni me ka õpime ja kui see endal on selline kui teadvelolek olemas ja lust elu enda vastu, siis ma ütlen ka magic happens here. Just. Ole tubli. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. Sooviksin väga tänada kõiki inimesi, kes on sellele muutusele kaasa aidanud, tänu kellele on see kõik saanud tõeks. See ei olnud kerge, ma võin kohe öelda, aga see on seda väärt. Ja sellepärast ma väga tahaksin tänada kõiki, kes selles on osalenud. Suur aitäh teile! Kohtume uuesti, teeme veel midagi. Aga sel korral suur aitäh ja kõike head teile!